Kallid õed ja vennad Kristuses, täna lükkame uuesti käima kevadel juba alustatud miniloengute sarja Jaani jutt, mille eesmärk on siis edaspidi nüüd iga kuu teisel pühapäeval enne jumalateenistust rääkida mõni lühike lugu meie kodukiriku või koguduse ajaloost. Oktoober on usupuhastuskuu ja nii tunduski paslik siduda seekordse Jaani jutu teema meie usuisa Martin Luteriga. Ja täna tuleb juttu Luterit kujutatud vitraažist, mis kaunistas meie kirikut aastatel 1907 kuni 1941. Teatavasti on meie kirikusaalis juba pikemat aega olnud üleval Tartu linnamuuseumi näitus, mis tutvustab siin kuni 1941. aastani kiriku aknaid kaunistanud vitraaže. Ja meeldetuletuseks kordan siis hästi lühidalt üle, et kõige esimesena paigutati meie kirikusse 1904. aastal kokku 8 vitraaži. Kooriruumi põhjakülje akendele siis 4 Vana Testamendi prohvetit ning lõunaküljele 4 apostlit. Ja keskmine altaritagune aken jäi esialgu tühjaks. Ja edasi on siis selles samas näituse tekstis kirjas, et hiljem lisati kirikusse ka üles tõusnud Kristust ning Luterit kujutavad vitraažid. Ja tegelikult on selles näituse tekstis ekslikult öeldud, et Kristuse vitraaž pandi sarnaselt Luteri vitraažiga üles Piki hoonesse. Tegelikult on see ainult pooltõde, sest üles tõusnud Kristuse vitraaž kaunistas alates 1909. aastast ikkagi just nimelt seda altaritagust keskmist akent, nagu tõestavad ka mõned teise maailmasõja eelsed fotod kiriku saalist. Aga kus siis ikkagi asus viidatud Luteri vitraaž ja milline on selle saamislugu? Ja tegemist on olnud tõesti juba pikka aega lahendamata küsimusega, sest kiriku taastamise ajaks oli teadmine selle vitraaži täpsest asukohast kaduma läinud. Ja sellele ei osanud tõsikindlat vastust anda ka Tartu Jaani koguduse ning kiriku taastaja legendaarne Uudo Tiirmaa. Ja nii ei jäänudki muud üle, kui tuli kaevuda arhiivi allikatesse. Ja sealt tuligi välja, et Luteri vitraaži sünnilugu on kenasti kirjas Rahvusarhiivis säilinud Jaani koguduse saksakeelsetes nõukogu koosoleku protokollides. Ja neist võib lugeda, et 3. veebruaril 1907 teatas ülempastor Viktor Karl August Wittrock nõukogule, et Artur Koch Tallinnast soovib annetada kogudusele 600 rubla, mis on praegusesse vääringusse ümber arvutatult veidi rohkem kui 5000 eurot. Ja seda siis annetada soovis ta värvilise vitraažakna jaoks. Annetaja soovi järgi pidi sellel olema Martin Luteri kujutis, pühendus annetajale ning annetaja vapp. Ja kaupmees Koch oli lasknud sellele vitraažaknale juba ka teha kavandi Riias Ernst Toodet töökojas, ehk siis seal samas, kus oli juba 3 aastat varem valminud ka 8 vitraaži kooriruumi akendele. Nüüd koguduse nõukogu arutas pikalt, et milline oleks uuele vitraažaknale sobivaim koht. Lõpuks leiti, et kõige paslikum on selleks aken, mis asus oreli rõdule viiva trepi juures. Küll rõhutati, et seda akent ei tohi ümberkujundamisega koos väiksemaks muuta ja seda siis selleks, et kirikusse sissepääs ei muutuks liialt pimedaks. Tellija Artur Kochi soovil pidi Luteri nägu olema sarnane kuulsa reformatsiooniaegse kunstniku Lukas Cranachi loodud Luteri portreega. Ja pühendus pidi olema järgneva tekstiga. Johannes Koch, raehärra Tartus 1592 kuni 1600, tema järeltulija Adolf Koch Tartust 1820 kuni 1870. Tema poeg Artur Koch, sündinud Tartus 1860, annetas selle akna aastal 1907 oma esivanemate mälestuseks. Ja soovituslikud värvitoonid pidid siis annetaja järgi olema roheline, violetne ja valge.
Ja samasugune värvikombinatsioon on ka Eestimaa kubermangu lipul, niisiis võis annetaja sellega viidata oma kodukubermangule, sest ta ju elas Tallinnas. Ja Kohid olid Tallinnas väga lugupeetud ja jõukas kaupmeeste suguvõsa, kellele kuulusid muuhulgas Kose ja Liberty suvemõisad ja nende järgi on Tartu sadamas oma nime saanud ka näiteks Kohi aidad. Aga ikkagi ei ole ma veel öelnud täpselt, millise akna toonane koguduse nõukogu siis ikkagi selle Luteri vitraaži jaoks välja valis. Sest tegelikult ongi nii, et nõukogu protokollis viidatud akent ei olegi võimalik vaid seal toodud asukoha kirjelduse järgi välja selgitada, kuna toonane kirikusaal on täielikult hävinud. Ja teadaolevalt ei ole sellest vitraažist ka alles ühtegi fotot. Aga ma ei andnud alla. Ja nii õnnestuski mul leida see aken üles fotolt, mis kujutab kirikut väljaspoolt. Selle on teinud 1914. aastal Johannes Pääsuke ja tänu selle väga heale kvaliteedile on suurepäraselt näha, et Luteri vitraažiga oli kaunistatud, trummipõrin, kiriku lõunakülje kõige tornipoolsem aken. Täna pärast teenistust võin huvilistele seda pilti ka arvutist lähemalt näidata. Luteri vitraaž purunes koos teiste kirikuakendega 1941. aasta suvel Kivisilla õhku laskmisest tekkinud lööklaines. See tähendas ühtlasi, et pärast baltisakslaste Eestist lahkumist siin kirikus tööd alustanud eestikeelne Tartu Jaani kogudus sai eraspidi oma kirikut kasutada vaid soojal ajal. Jahedate ilmade saabudes tuli koguduse jumalateenistused üle viia ülikooli kirikusse. Aga see on juba hoopis teise Jaani jutu teema. Soovin meile kõigile õnnistatud jumalateenistust.